Tere tulemast siis veel kord Tartu kolledži infotundi kuulama. Kes me siis üldse oleme? Me oleme siis üks osa Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnast ja meie peamine ülesanne, ütleme selline tegevuse laiem eesmärk on siis tugevdada inseneriõpet ja seda just eelkõige Lõuna-Eestis. Natuke meie selliste tegevuste põhisuundadest või mis on need valdkonnad, millega me üldse siin Tartus tegeleme. Mul on siin pressiettekandesse siis pandud kõige tähtsamad punktid kirja. Tegeleme siis ehitiste projekteerimise ja arhitektuuriga ja teiselt poolt siis ka ehituse sellise säästva poole ja restaureerimisega, küberfüüsikaliste süsteemidega ja tööstusökoloogiaga. Õppekavadest ma konkreetselt räägin siis ka lähemalt, et mida siis ja kuidas siin õppida saab. Kus me üldse asume? Meie asume siis Tartus Puiestee tänaval. Peetri kirik on siin ülemise pildi peal näha, et kes on siin kohalikud, siis võib-olla teavad, et oleme üsna kesklinnale ligidal, nii et 10 minutit olete Raekoja platsil, et me oleme sellise väga hea asukohas ja meil on siis oma kampus, mis koosneb siis mitmest hoonest ja meie tunnid siis valdavalt toimuvadki kõik siin koos. Natuke meie ajaloost, et meie tegutseme juba üle 15 aasta, et 2005 siis meid loodi. Olime algselt siis Säästva tehnoloogia instituut ja alates siis 2007 oleme olnud Tartu kolledži nimel. Nii et oleme jõudsalt tegutsenud, meil on üle 300 vilistlase ja praegu õpib meil üle 400 tudengi. Ja mida siis meie juures Tartus õppida saab? See on ilmselt see, mis teid võiks kõige rohkem huvitada. Meil on õpe siis väga erinevatel kõrgharidusastmetel. Kõige suurem õppekava, kus on siis kõige rohkem tudengeid, on meil ehituse õppekava. Õppekava selline ametlik nimetus on siis ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine ja sellel on siis 2 peaeriala. Ise te siis valite, mis teid rohkem huvitab. On siis ehitiste projekteerimine ja arhitektuur ja teine suund on siis ehitiste restaureerimine. Ma räägin nendest suundadest siis lähemalt ka, et mida need siis endast täpsemalt kujutavad. Ja teine õppekava, kuhu te siis saate kohe gümnaasiumi lõpetades tulla, on siis telemaatika ja arukad süsteemid. Ja sellel on siis peaeriala küberfüüsikalised süsteemid, mis siis on Tartus ja mida siis saab siin meie juures õppida. Ja lisaks on meil veel õpe ka magistri tasandil, et saate tulla veel ka magistriõppesse ja meie juures saab ju ka tegelikult doktori õppesse jõuda. Et tegelikult ka doktorikraadini välja. Et kui teile selline huvi on, siis see on ka täiesti võimalik. Natuke vastuvõtust, et mida siis tuleks teha või kui palju punkte peab olema, et üldse meie juurde siis õppima pääseda. Et küberfüüsikaliste süsteemide kavaga on nii, et tegemist on siis rakendusliku kõrgharidusega ja sinna on siis kogu Tehnikaülikoolis sisseastumine keskmise hinde alusel. Keskmine hinne peab siis olema vähemalt 3,7 punkti. See on siis nii-öelda minimaalne kriteerium, et kui teil on see täidetud, siis teil on juba nii-öelda 1 punkt olemas. Teine etapp on siis vestlus, mis siis toimub, kui hästi läheb siis meie kolledžis siin koha peal. Ja see on siis selline motivatsioonivestlus, et selgitada välja, et teie teaksite, kuhu te tulete ja meie siis selgitame teile seda, mida teie siis siin õppima hakkaksite. Et see on selline mitte midagi keerulist ja ületamatut see ei ole. Ehitusõppekava, kus siis on 2 peaeriala, sinna siis saab riigieksamitega. Lai matemaatika peab olema vähemalt 60 punkti ja eesti keel siis vähemalt 50 punkti. Et kui need kriteeriumid on täidetud, siis on teil koht olemas. Et meil on Tehnikaülikoolis juba mitmendat aastat lävendipõhine vastuvõtt, mis tähendab seda, et kui te selle lävendi ületate, siis te olete sisse saanud. Et ei teki sellist pingerida ja te ei pea muretsema, et kas ma saan sisse või ma ei saa sisse.
et kui te olete need punktid saanud, siis teil kindlasti koht on olemas. Et sellepärast muretsema ei pea. Aga kui teil nüüd selle matemaatikaga midagi on läinud pahasti või tahate ringi teha, siis 29. juuni sellel aastal on siis matemaatika sisseastumiskatse, mis toimub nii Tallinnas TTÜ peamajas, Tartus siis meie juures kui ka Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel, et siis te saate oma matemaatika tulemust parandada. Et see on siis kõigile neile, kes mingil põhjusel siis oma tulemusega rahul ei ole. Mis ma veel siia kirja panin, on sais.ee, ehk siis see on see keskkond, mille kaudu siis toimub dokumentide esitamine. Loodetavasti te olete kõik sellest kuulnud ja hästi oluline on ka siis ID-kaart, et ID-kaardiga te saate sinna sisse või siis teine asi mobiil-ID, et olge siis veendunud, et teil on need võimalused olemas, sest et vastasel juhul läheb hästi keeruliseks avalduse esitamine. Aga veel aega on, nii et te saate ka praegu avaldusi esitada, aga siis ütleme, et kooli lõpuks võiksid teil dokumendid ikkagi korras olla. Nii, aga lähme edasi. Miks tulla üldse meile Tartusse õppima? Meil on jätkusuutlik ja tunnustatud kõrgharidus. Me teeme hästi palju koostööd erinevate ettevõtetega, eelkõige siis Lõuna-Eestis, samuti nii ülikoolidega kui ka gümnaasiumitega Tartus. Me käime õppepäevadel, käime ekskursioonidel erinevates ettevõtetes. Miks me seda teeme, on see, et üliõpilastel mõnikord ei ole ettekujutust, mida see eriala endast kujutab, mida nad tulevad õppima, ja siis me käimegi firmades vaatamas, et mismoodi töö päriselt käib. Mis on meie pluss kindlasti, on see, et meil on väikesed rühmad. Ehk siis meie kampus, nagu te piltide pealt ka nägite, ei ole väga suur. Ehk siis meil ei ole selliseid 200 inimesega rühmasid. Meie grupid on võib-olla 30 inimest maksimaalselt ja see siis tagab üliõpilastele ka sellise individuaalsema lähenemise, et te ei pea muretsema, et te hätta jääte, et õppejõud alati on väga vastutulelikud ja aitavad järje peale, et saate alati küsida. Ja kindlasti on ka see, et Tartu on ülikooli linn, et Tartus on palju teisi tudengeid ja tudengielu on siin linnas väga aktiivne ja meie üliõpilased on siis üks osa sellest suurest Tartu tudengkonnast. Natuke laboritest, et ma panin siia mõningad pildid, et meil on siin Tartu kolledžis väga mitmeid erinevaid laboreid, mis on siis seotud meie õppekavadega. Ma ei hakka neid siin ette lugema, aga meil on siin tõesti droonidega, 3D printer, ehituse labor, tööstusökoloogia labor, et kui te tulete õppima, siis erinevaid selliseid praktilisi töid hakkate ka laborites tegema. Ja meie laborite pilte ja tutvustusi saate siis meie kodulehelt ka vaadata. taldek.ee/tark on meie kodulehe otselink. Kui te tänasel infopäeval ka osalesite, siis räägiti teile Erasmus Plus programmist. See rakendub täiesti ka siia Tartu kolledžisse, ehk siis kui te tulete meile õppima, siis te ei pea seda tegema ainult Eestis, vaid et te saate siis minna ka välismaale ja võimalusi on väga-väga palju. Te saate minna pooleks aastaks või terveks aastaks, nii nagu te ise otsustate. Ja kuna meil on kõikidel õppekavadel ka praktikakohustuslik, siis saate teha seda ka välismaal. Et võimalusi on hästi palju. Kui tulete õppima, siis saame sellest juba edaspidi lähemalt rääkida. Natuke ka vaba aeg on selline teema, mis ilmselt huvitab, et mida siis pärast kooli siin teha saab. Et meil on väga aktiivne üliõpilasselts ja sinna on siis oodatud liituma uued tudengid, kes on siis tegusad, kes tahavad üritusi korraldada. Näiteks üks populaarne iga-aastane üritus, mida me siis siin teinud oleme ja mille pildi ma ka siia lisasin, on siis Spaghetisild. No eelkõige osalevad seal siis ehitusinseneeria tudengid ja selle
võistluse mõte on siis ehitada spagettidest võimalikult tugev sild ja niimoodi nad siis omavahel siin võistlevad, et see on väga populaarne üritus siin iga aasta. Ja korraldatakse ka muid üritusi, rebaste ristimisi ja jõulupidusid ja kevadpidusid ja spordivõistlusi ja kõike sellist ka. Ja teine selline rühmitus või selline grupp, mis meil siis siin kolledžis ka mõned aastad tagasi käivitus, on tehnikaring ja sinna on siis oodatud eelkõige tehnikahuvilised tudengid, kes tahavad siis oma kätega midagi valmis meisterdada, et tehnikaringist natukese aja pärast räägib siis programmijuht Helle Hallik, et meil on üks väike videoklipp selle kohta ka ette valmistatud, et tehnikaringis siis seal ka lähemalt juttu tuleb. Nii, kas on kellelgi vahepeal tekkinud mõni küsimus, et te võite julgelt panna mikri sisse ja küsida? Või kirjutada siia chati ka, et kõik on lubatud. Nii, kui keegi ei küsi midagi, siis ma lähen lihtsalt oma jutuga edasi. Et nüüd räägin teile lähemalt siis ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise õppekavast. Et Tartu kolledžis saab siis õppida ehitusinseneriks. Mis see annab teile? Inseneriharidus annab siis väga suure läbilöögivõime. Ehk siis, et tegelikult võite töötada väga mitmetel erinevatel ametitel. Ja lisaks sellistele üldistele inseneriainetele, mida te siin läbite, te saate teatud oskused. Üks nendest meie suundadest, mida me siis õpetame, on pigem siis selline mineviku väärtuste säilitamine ja teine on pigem selline, mis siis on rohkem nagu tulevikku suunatud. Miks üldse õppida inseneriks? Võib-olla te teete nii nagu siin pildi peal juba, et insenerid on väga leidlikud ja mõtlevad igasuguseid huvitavaid lahendusi välja. Kindlasti üks kriteerium on hea sissetulek, et seda on siin tänase päeva jooksul juba mitmeid kordi toonitatud, et Tehnikaülikooli lõpetajate palk on tunduvalt kõrgem kui Eesti keskmine, et nii siis ka inseneridel. Töö on huvitav, saate käia ühte sammu tehnoloogia arenguga, kuna tehnoloogia pidevalt areneb, siis teie olete nagu selle sees. Saate sellega siis kogu aeg kaasas käia. Saate töötada igal pool üle kogu maailma põhimõtteliselt, sellepärast et inseneriharidus on universaalne, et te saate siis töötada tegelikult igal pool. Ja nõudlus nende inimeste järele, kellel on siis tehnikaharidus, kogu aeg kasvab, ehk siis neid inimesi on väga juurde vaja. Ja millised on siis need valikud, ehk siis kui te otsustate, et tahaks saada inseneriks, siis Tartus on meie juures 2 suunda. Et kui te valite õppekava ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine, siis Tartus saate spetsialiseeruda kas siis ehitiste projekteerimisele ja arhitektuurile või siis ehitiste restaureerimisele. Ja mis see projekteerimise suund siis tähendab? Et kui te selle suuna lõpetate, siis te peaksitegi olema selline insener, kes siis oskab projekteerida väga erinevaid hooneid, alates siis tõesti eramajadest kuni kas või tööstuskompleksideni välja. Ja peaksite siis oskama arvestada erinevaid parameetreid, näiteks sisekliimat, energiasäästlikkust ja kõike sellist. Ja teine suund on siis restaureerimise suund ja kui te selle suuna lõpetate, siis te peaksitegi oskama hinnata erinevaid vanu hooneid, ajaloolisi hooneid ja te tunnete tehnoloogiaid, kuidas neid hooneid siis nii-öelda taastada. Ja meie teeme siis koostööd ka Muinsuskaitseametiga ja kui te siin õpite, siis te läbite teatud ained ja kooli
lõpus, kui te siis saate taotleda Muinsuskaitseametist tegevusluba selleks, et oma töö siis teha arhitektuurimälestistega. Et selline vahva koostöö Muinsuskaitseametiga on meil juba rohkem kui 5 aastat kindlasti toimunud. Nii ja natuke näiteid, et millega siis ehituse tudengid siin meie majas tegelevad. Ma panin siia mõningad pildid, et väga palju on siis erinevate hoonete projekteerimist, mis muidugi ei alga kohe esimesel kursusel. Aga ütleme, kooli jooksul te peate siis erinevaid hooneid projekteerima. On ka maketiõpetust, et te saaksite siis visualiseerida seda, mida te siis olete nagu oma programmiga loonud. Siis ma tõin eraldi välja 3D mudelite loomise, mis on ka väga populaarne. Siin on meie enda kolledži mudel ja siin on Tartu Tähetorni, Sipsiku lasteaeda. Et 3D mudelite teema on ka siis väga populaarne ehituses, siis järjest enam seda ka kasutatakse. Ja nagu ma enne mainisin, siis õppekäigud, et me käime ekskursioonidel, nii ka ehitustudengitega, me käime ringi vaatamas, mis toimub ja käimegi tutvumas erinevate objektidega, ehk siis, et tudengid juba näeksid nagu kooli jooksul, et millised need erinevad objektid on ja missugune see tööpõld siis nagu välja näeb. Et see kõik on siis selline laiem eesmärk. Ja kuhu siis tööle minna või kes siis teid ootab, et õpite ära, et mis siis nagu saab? No põhimõtteliselt meie tudengid töötavad juba kooli ajal, et selleks ajaks, kui nad siit majast diplomi kätte saavad, siis selleks ajaks on nad juba kõik ammu tööle läinud. Enamasti siis ehitusfirmad, projekteerimisfirmad või siis restaureerimisettevõtted on need, kuhu nad siis tööle lähevad. Ja nagu ma enne ka mainisin, siis meil on praktika kohustuslik kõikidel õppekavadel ja praktika tavaliselt saabki selliseks esimeseks proovitööks siis, ütleme nii. Et praktikal siis tavaliselt üliõpilased ennast tõestavad ja siis neid jäetakse sinna tööle või kutsutakse neid tööle. Alati saab ka kohaliku omavalitsusse minna tööle või ka oma firma luua, et meil on siin üliõpilased loonud oma ettevõtteid ka, et variante on tegelikult väga palju. Et kindlasti seda muret ei ole, et tööd ei leia, pigem on tööd vaata et liiga paljugi. Nii, kui keegi tahab midagi vahepeal ehituse kohta küsida, siis praegu on õige hetk selleks. Ütleks paar sõna juurde, kui tohib. Ja lasta enne. Nii, küsi. Kas ma sain õigesti aru, et seda vist saab ka Tallinnas õppida? Ja ehitusõpe on nii Tallinnas kui Tartus. Et kuidas need siis erinevad? Tallinnas on teised peaerialad, et Tallinnas on ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine. Meil on siis ehitiste projekteerimine ja arhitektuur ja restaureerimine. Ma tahtsin nii palju öelda juurde, et platsiinsenerina saavad hakata tööle kõik. Nii et kui jutt oli siin projekteerimisest, restaureerimisest, siis on ka inimesi veel küll ja küll, kes lähevad lihtsalt platsiinsenerideks. Ja tegelikult need õppekavad ikkagi väga suures osas, see õppekava nii Tallinnas kui Tartus on see sama, nii et üleminekud Tartu ja Tallinna vahel näiteks ka mingisugused teisel, kolmandal, isegi 4. aastal on igati võimalikud. Et see tegemist on seaduse silmis sama kavaga ja põhiline, kelleks te siiski saate sellel kaval, on ehitusinsener. Just, et õppekava on põhimõtteliselt sama, erinevus on lihtsalt selles ühes, ma ei tea, moodulis, siis nimetame teda siis nii. Et selle ühe mooduli erinevus on, mis siis teeb need suunad kõik nagu nii-öelda omapäraseks siis. Kas see vastas sinu küsimusele? Jaa. Nii, kas tahab veel keegi midagi küsida, kommenteerida? Kõik on selge.
Ja aga lähme edasi, siis vaatame kiirelt üle ka telemaatika ja arukad süsteemid õppekava. Et see siis nagu ka ehitusõppekava on selline, mida me siis jagame, et telemaatika ja arukad süsteemid õppekava saab õppida nii Tartus meie juures kui siis ka Virumaal. Ja meie juures Tartus on siis küberfüüsikaliste süsteemide peaeriala. Mis see üldse tähendab? Et kõigepealt tuleks alustada siis arvutite arengust, et tegemist on siis sellise IT-suunalise kavaga ja kui arvutid loodi 60-ndatel, 70-ndatel, arvuti tegeles arvutamisega, andmete töötlemisega, nii nagu arvuti nimigi ütleb, arvutid olid meeletult suured, terve toa suurused ja arvutite areng on olnud meeletult kiire ja alates siis 2010-ndatest on selline suund nagu küberfüüsikalised süsteemid. Et ma eeldan, et teie olete siin, kes meid siin kuulavad, kõik nii noored, et teie tegelikult arvutivabast maailmast ei tea mitte midagi, sest teie ei ole lihtsalt sellel ajal elanud. Et alates 2010 on siis selline suund nagu küberfüüsikalised süsteemid, kus on siis omavahel kokku pandud 3 komponenti: tehnoloogia, inimene ja keskkond. Ja kui seda püüda nagu mõistena selgitada, et mis asi on küberfüüsikaline süsteem, et see on siis selline väga lai ja suur süsteem, kus on omavahel seotud siis kübermaailm ehk kõik, mis on arvutite ja internetiga seotud, reaalne füüsiline keskkond, näiteks see ruum, kus me oleme, see on reaalne füüsiline keskkond. See, kus teie olete, igaüks oma kodus, see on teil reaalne füüsiline keskkond. Ja inimene, ehk siis meie teiega kõik oleme osa sellest süsteemist. Ja mis on siis selle õppekava eesmärk? Et te võite olla ka lihtsalt IT-spetsialist nagu siin pildi peal, et kui te tahate arvuteid parandada, siis see oskus on teil ka kindlasti olemas, kui te selle õppekava ära lõpetada. Aga laias laastus on eesmärk siis koolitada selliseid spetsialiste, kes siis oskaksid tegeleda küberfüüsikaliste süsteemidega väga erinevates eluvaldkondades. Et nagu ma ütlesin, küberfüüsikalised süsteemid on igal pool meie ümber. Me lihtsalt ei mõtle selle peale ja me ei taju seda niimoodi, et nad on igal pool meie ümber, aga tegelikult nad on. Ja need valdkonnad on näiteks ehitus, meditsiin, transport, tootmisettevõtetes on küberfüüsikalised süsteemid, kaitseväes, et küberfüüsika tõesti igal pool. Ja on vaja nii-öelda selliseid süsteemi insenere, kes siis oskaksid nendega tegeleda. Mõned faktid ka, et õppekava nimetus, siis kui te SAIS-ist otsite, tahate siia kandideerida, on siis telemaatika ja arukad süsteemid. Ja suund siis meie juures on küberfüüsikalised süsteemid. Õpe kestab kokku 3,5 aastat ja hästi suur osa sellest on praktika. Praktikat on umbes kokku kuskil 0,5 aastat, aga see ei ole korraga, vaid et see on nagu aastate peale ära jaotatud. Ja saate seda siis teha erinevates ettevõtetes. Ja tegemist on väga ainulaadse õppekavaga, ehk siis Eestis kuskil mujal seda õppida ei saa. Ja kui meie alustasime sellega aastal 2015, siis ei olnud seda ka Euroopa tasandil niisugusel kujul mitte kuskil, et praegu on tõesti küberfüüsikat igal pool, aga siis kui meie alustasime, siis ei olnud. Et võite inglise keeles guugeldada näiteks Cyber Physical Systems, siis näete, mis Google teile vastuseks annab. Nii ja natuke õppeainetest, ehk siis millest see õppekava koosneb. Et siin on väga-väga palju erinevaid õppeaineid mul üles loetletud. Digitaalne tootmine, süsteemiteooria, andurid, täiturid, side, elektroonika, et väga-väga erinevad ained. Üks osa õppekavast on ka programmeerimine, aga teist ei saa selle õppekava lõpetades progejaid. Et kui teid nagu otseselt huvitab väga-väga nagu spetsiifiliselt programmeerimine, siis see ei ole see õppekava. Et
programmeerimine on küll üks osa, aga see ei ole nagu selle õppekava eesmärk. Et te kindlasti siin selle saate selgeks, aga selle fookus on natuke teine. Nii, ja natuke näiteid, et mis asi on üldse küberfüüsikaline süsteem, et ma püüdsin seda siin küll mõistena selgitada, aga et te võib-olla paremini aru saaks, ma olen pannud kokku siia erinevaid näiteid küberfüüsikaliste süsteemide kohta. No üks näide on USA-st, selline instituut nagu MIT. Kindlasti olete kuulnud. Ja sealt üks näide teile, kus siis robotid kasvatavad tomatitaimi ja inimene siia süsteemi ei sekku, inimene on selle süsteemi looja. Ja taimedel on siis andurid küljes ja robotid siis nende taimedega tegelevad, aga inimene ei sekku siia, et see ongi selline süsteem. Siis asjade internet, jällegi väga lai mõiste. Ja mis see siis võiks nagu tähendada? See ei tähenda, et teie nutitelefon või teie iPad on internetis, vaid see tähendab seda, et te juhite erinevaid asju üle interneti. No näiteks, kui teil on nutikas saunakeris kodus, siis te saate panna oma telefonis näiteks saunakerise tööle. Ja kõik sellised asjade juhtimised üle interneti lähevad siia alla. Kaitsevägi, siin paremal on siis Milrem Robotics, selline sõiduk, roomiksõiduk, ütleme mehitamata intelligentne sõiduk, seda on meedias väga palju näidatud, kindlasti olete näinud. Meditsiin, näiteks esmaabidroon, mida saab kasutada suure liiklusega linnades või siis ka robotkirurg, mis ütleme, et inimene siis ise ei opereeri, vaid inimene juhib robotit. Transport, et näidati siin enne, kui te sellel infopäeval osalesite, siis Tehnikaülikooli iseautot, et selline autonoomne nutikas auto ja mitte ainult autod, vaid ka liiklus üleüldiselt. Liikluse reguleerimine, see kõik on küberfüüsikaline süsteem. Ja ehitus, et ehituses saab oma maja või mis iganes maja varustada erinevate anduritega ja selle abil siis majas olevaid tingimusi kontrollida. Temperatuuri näiteks, niiskust ja kõike seda saab siis kontrollida. Et hoone saab ka olla selline suur küberfüüsikaline süsteem ja meie kolledžis siis näiteks üks õppehoone ongi meil niinimetatud eluslabor, kus siis meil on ka erinevad andurid ruumides ja üliõpilased siis kasutavad ka seda nii-öelda selliseks praktikatöödeks ja saavad siis ise kohe käe külge lüüa. Ja kuhu siis tööle minna? Ehk siis missugused ettevõtted ootavad küberfüüsikaliste süsteemide insenere? Et kindlasti te seda teate ja olete väga palju meedias ja igalt poolt kuulnud, et IT-spetsialiste on väga palju vaja. Ja IT-haridusega insenere on tõesti igal elualal tänapäeval tarvis. Et IT-ettevõtete liit on andnud ka hinnangu, et tegelikult IT-spetsialiste on meil kogu aeg puudus, seetõttu neid ka palju koolitatakse. Ja Eesti majandus vajab väga selliseid spetsialiste, kes siis oskaksid tegeleda erinevate uute IKT lahendustega ja seeläbi siis meie kõigi elu siis ka paremaks ja mugavamaks muuta. Nii et miks mitte sellist eriala õppida? Nii, kas keegi vahepeal tahab küberfüüsika kohta midagi küsida? Küberfüüsika kohta on kõik selge, ma saan aru. Aga ma paneksin siis käima
sellise väikse vestlusringi, mis siis me siin hiljuti linti võtsime, et meie küberfüüsikaliste süsteemide programmijuht Helle Hallik vestles siis 3 tudengiga sellest, miks nad siia tulid õppima, mis nad sellest õppimisest arvavad, miks nad sellise eriala just valisid ja niisama muljeid tudengielust. Et paneme siis selle video jooksma. Tere! Oleme siia tulnud täna rääkima küberfüüsikassüsteemi erialast ja selleks, et seda eriala teile paremini tutvustada, on meil kohale tulnud 3 küberfüüsikassüsteemi tudengit, et lasengi neil kõigepealt ennast tutvustada teile. Palun! Tere, ma olen Marie, ma õpin küberfüüsikaliste süsteemide teisel kursusel. Ja mina olen Kristiina, me oleme kursusekaaslased ja mina õpin ka teisel kursusel, siis ilmselgelt. Nii, tere, mina olen Hendrik ja mina õpin siis 3. kursusel KFS-i erialal. Ja esimene küsimus minul teile ongi see, et miks te valisite küberfüüsikaliste süsteemide eriala? Mille poolest see silma paistis? Ma valisin seda sellepärast, et ma pärast gümnaasiumi lõpetades ma teadsin, et ma tahan teha midagi tehnikasuunalist, aga ma ei suutnud ära otsustada, et kas ma tahan teha siis tarkvaraga või riistvaraga pigem. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei peagi seda kohe otsustama, et ma pigem võiksin mõlema kohta õppida ja seda see eriala mulle pakubki, et ma saan mõlemast midagi õppida ja siis vaadata. Ja võib-olla minna üldse sinna vahendajaks edasi, et otseselt nagu mõlemad natukene. Ma olen ka selles suhtes väga reaalainet inimene olnud kogu aeg algusest põhikoolist saadik, et tundus selline hästi huvitav ja teistsugune eriala. Ja kuna see sama eriala on nagu ka Ida-Virumaal, siis kui mul oli mõte minna üldse Ida-Virumaale, aga seal oli sunniti ikkagi mõnes mõttes nagu spetsialiseeruma, kas ainult automaatika peale või telemaatika peale, siis küberfüüsikalised süsteemid on ikkagi mõlemad, et saame süsteemide süsteeme, et siis asjad on juba päris palju leiutatud, nüüd oleks vaja, et nad nagu koos ka toimiksid hästi. Et see on põnev ja arenev eriala. Jah, minul on siis, minu eesmärk oli tulla siia selle tõttu, et ma olen ka üsna suur tehnikahuviline. Juba algusest peale lapsest saati on siis uudishimu olnud, et asju lahti võtta ja kokku panna ja vaadata, mis juppidest asjad koosnevad nii elektroonika kui mehaanika valdkonnas natukene. Ja kuna see eriala nagu näitab siis, et võtab erinevaid valdkonnad, tehnikavaldkonnad kokku ja programmeerimine ja nii edasi, et siis ja lisaks oli veel Tartus, kus ma ise olen terve elanud, siis mulle just sobiski nagu asukoha tõttu ka, et kuidagi asjad nagu sattusid kokku niimoodi, et niimoodi ma ta kuidagi leidsin ja rakenduskõrgharidus ka nagu suunas sellele teele, et sain nagu teada, et see ei ole ainult teooria põhjaline, vaid ka saab palju praktikat ja siis saab ka nagu käed külge panna. Et siis see oli ka nagu üks põhjustest. Ma kuulsin teie jutust, et see võiks sobida sellisele noorele inimese, kellel on tõsine tehnika huvi ja võib-olla ka reaalainete taust tugev või millist tudengit teie näete, et siin küberfüüsikassüsteemide erialal õppimas? Missugused omadused tal võiks olla? Millised huvid? Pigem ei olegi tähtis, et sa oleksid terve gümnaasiumi või terve elu olnud nii reaalteaduste inimene. Et see on täiesti okei, et kui sa oledki olnud pigem humanitaarne inimene, ma olin ise gümnaasiumis ka mõtlesin väga pikalt humanitaarile, aga siis ma sain aru, et ma tegelikult tahaks ikkagi reaali poole pöörduda ja siin ongi, et mul on antud see võimalus. Ma meeldis, et esimesel aastal kõik õpetajad ikkagi kordavad kiirelt selle gümnaasiumi osa läbi. See võib olla küll ainult mingi pool tundi, aga sa jõuad nagu meelde tuletada. See võib saada isegi aru, et kus on augud sees olnud.
ja siis sa saadki nagu ennast nagu normaalse tasemele viia, et ise sa ei pea muretsema, kui sul gümnaasiumis mingi matemaatika teema läkski kõrvust kuidagi mööda, et sa saad ikkagi siin õppida, aga sul peab ikkagi endal olema soov õppida, et sa ilma keegi teine ei käse sul õppida siin. et väga suur motivatsioon peab olema reaalaineid õppida, et tõesti väga suur motivatsioon, sest et päris lihtsalt niimoodi ka ei saa, et sul on ainult nagu mingisugune huvi, vaid sul peab see teatud tööd kus ka olema. Eesmärk ikkagi. Eesmärk peab ees olema. No eesmärgi poole sa pead püüdlema. Jah, reaalainete suhtes mina olen nii palju aru saanud, et kui endal on tehnika huvi nii suur, et reaalselt tahetakse midagi arendada ja nagu edasi liikuda selles suunas, et saada nagu siis spetsialistiks näiteks, siis just reaalainetega tuleb hakkama saada, peab tahtmine niisugune suur olema, et ise tuleb ka siis järgi õppida, kui on enda augud sisse tekkinud või siis enda nii-öelda vabast ajast tuleb sinna natukene aega panustada ja küll ta siis ka lõpuks nagu hakkab siis nii-öelda välja tulema. Jaa. Aga siin, kui rääkida isikuomadustest, et Kristiina tõid välja, et võiks olla siuke järjepidev, eks ole, töökas, et kas on veel mõni isikuomadus, mis selgelt võiks olla küberfüüsikussüsteemide tudengil? Nagu tänapäeva insener sa pead olema suhtleja, et see tuleb igal eriala tegelikult välja, et sa võid olla kui tahes tark, kui tahes häid süsteeme välja mõelda, aga kui sa ei saa nagu tegelikult nagu aru, mida tahetakse, siis sellest ei pruugi lihtsalt kasu olla. Ta võib olla nagu selline töö ära teha, aga mitte niimoodi nagu vaja, nii ta võib olla nagu töökindel ära. Kui rääkida raskustest, mis teil õppimisel ette tulnud on, kas teil tuleb kohe ette midagi, mis oli keeruline? Aga kuna te olete kõik siin, siis te olete selle keerukusega ületanud. No ma pean tunnistama, et programmeerimine, mina arutas seda ka teistes koolides, et see on keeruline aine. Sa pead panema rohkem, kui sa ei ole sellega varem kokku puutunud, sa pead panema rohkem, kui nõutud tunnid on sinna alla, et see selgeks saada. Aga samas see selgeks saamine, see avab see niivõrd palju uksi, et kõik need unetud tööd on seda täiega väärt. Programmeerimine on nagu keel, sa pead seda pidevalt rakendama, et seda ei saa lihtsalt ära õppida ja see on pidevas arengus, et ajaga tuleb kaasas käia, et ei ole mõtet ka nagu süvendatult õppida mingit ühte kindlat asja, kindlat programmeerimiskeelt, sest paraku hea, kui sa oled mingis programmeerimiskeeles nagu üli hea, aga samas sa peaksid pidevalt ikkagi täiendama ja õppima teisi keeli juurde, et see teeb üldse tegelikult programmeerimise tunduvalt lihtsamaks. Ja mina ütleks võib-olla enda nii-öelda kogemusest, millega mul on raskusi olnud, on see, et oleks vaja sukest head ajajuhtimist enda jaoks, et oleks vaja planeerida asjad paika, endal on hiljem tunduvalt lihtsam ja suudab olla nagu palju järjepidavam, et teha kõiki need asjad ära, mida on koolis nõutud, lisaks jääb siis ka endal nii-öelda rohkem sukest vaba aega ja hoiab ka natuke seda motivatsiooni rohkem üleval, et kui asjad hakkavad kuhjuma, siis lõpuks lähebki nii-öelda see õppimise protsess läheb raskemaks, et seda tuleks juba hakata üsna varakult juba esimesel aastal siis rakendama. Siit võiks välja lugeda midagi sellist, et ülikoolis õppimine on midagi muud kui gümnaasiumis õppimine, et kuidas see milline see vahe on? No mina ütlen kohe alguses ära lihtsalt, et ühe sõnaga, et ise õppimine on väga oluline faktor siin ja oluline omadus, mida peaks siis hakkama samuti võimalikult vara juba nii-öelda enda siis tegema, et lihtsalt kodus juba kohe peale esimest tundi, esimesel semestril esimest tundi tuleks hakata läbi vaatama ja nagu ka meie siin programmijuht on juba mitu korda meil siis igal kursusel rääkinud, et 24 tundi alati peale seda 24 tundi peale siis, kuidas sa täpsemalt ütlesid seda? Pärast loengut. Loengut lihtsalt siis tuleks siis asi uuesti üle vaadata ja korrata, et see
nii-öelda siis kõik need tunnis omandatud teadmised jääksid paremini külge siis. Ehk siis nüüd sa teed seda? No mul tuleb väga vaevaliselt see, aga ma olen alati ennast arendanud, üritan arendada ennast ja eks ma lõpuks ikka jõuan sinna, et ei pea kohe kõik korraga tulema, aga lihtsalt tuleks juba hakata mõtlema selle peale, et lihtsalt annan üritan nõu anda, et siis saate võib-olla teiste inimeste vigadest õppida või kogemustest, et siit tulebki see gümnaasiumi ja ülikooli erinevus välja, et sa ikkagi õpid eriala ehk siis ained toetuvad üksteisele ja kui sul on see vundament juba nagu kehvavõitu, et ma sain tehtud, siis on edaspidi, sul läheb see asi aina raskemaks, et ikkagi ülikoolis on number 1 see, et sa pead aru saama. Et õppimisoskused tulevad sinna juurde nagu kasuks, et sul on erinevad õppimismeetodid tagataskus olemas, sa oskad oma aega planeerida, see oli oluline ja kuule vahel õppejõude ka, et nad ei jahu niisama, et peale kõike seda nii-öelda tunniteemat, kui ikkagi antakse mingi hea nõuanne, siis tuleks ikka kuulda võtta. Et ega seda niisama ei räägita lihtsalt suusojaks. Okei, aga nüüd me siin naljatamisi oleme jõudnud nende ägedate juhtumiste juurde, mis teil juhtunud on, kui te olete õppinud, et kas teil on mõni selline asi, mis teil kohe nagu meelde tuleb, et see oli nii äge lugu või see oli nii äge asi, mida ma sain õppida või siuke äge kogemus? Ei julge öelda. No mul on hea näidata lihtsalt, see on minu robot. et veel esimest kursust juba sai hakatud jällegi tänu toredale programmivõrele, kes meid põhimõtteliselt registreeris meid võistlusel ära, et lähete nüüd robolahingule ja nii te asjad läksid ja nii ma hakkasin järsku, jõudsimegi siukse kolakani, et võib-olla see on nagu kõige meeldejäävam ja ägedam kogemus minu jaoks, et siuke tundide väline tegevus ja siuke praktika aitab väga kaasa siis sellele, eriti veel iseseisvale õppele ka, et just käed külge nii-öelda panemine kuskile mingisse suuremasse projekti, et ma loodan, et see projekt kestab veel mitu aastat sinna koolis, et Hendrik on võib-olla isegi natukene tagasihoidlik, see esimene mudel oli võrreldes sellega, mis siin laua peal näha on, et tõsine edasiarendamine ja kui tõesti, et mina alustasin selle esimese projekti vedamisega, siis teise aasta projekt on puhtalt Hendriku veetud ja ta on selles osas väga-väga head tööd teinud ja nüüd sügisel vist on järgmine. Sügisel on järgmine ja kes tulevad, siis kõik on oodatud andma järgmisesse robotisse enda panused. Kõik, kes on modelleerimisega tegelenud, isegi ei pea olema tegelenud, vaid kui on tahtmine ja soov, siis on kõik oodatud ja saate tulla ehitama ja andma enda panuse siia roboti ehitamisse ja lõpuks ka, kui kellelgi on head oskused robotit juhtida, siis panen ka rooli, et eks vaatame. Tüdrukutel ka midagi kest? Mul on vist alati see, et iga kord, kui sa saad mingi lambitulukese ise tehtud kas programmi või juhtmete mässamisega tööle, et see on alati nii hea tunne. Või siis kas või kui sa saad programmi panema väljastama mingi Hello Worldi või siis kui sa saad mõnes modelleerimistarkvaras mingi ukse ilusti lahti käima, et see on alati nii hea tunne lihtsalt. Et väike võit, aga võit sellegi poolest. Jah, selles mõttes, et kõik, mis suudate panna kas reaalelus ise nagu liikuma, kasutades siis kas riistvara elektroonikat või tarkvaras panete näiteks 3D modelleerimiskeskkonnas, Unitis näiteks panetegi, teete mingi maja valmis, panete uksed liikuma, panete tuled liikuma. Kõik see, mis te näete, et hakkab tööle, see kuidagi nagu aitab kaasa selle arengule, et ma sain nüüd midagi ise tehtud, et kui te nagu nullist teete midagi valmis ja see annabki aimu sellest, et kui teile meeldib leiutada, mõnes mõttes leiutada, et siis see kindlasti nagu annabki teile nagu aimu, et teile meeldib seda teha ja siuke
sihuke leiutamis ja sihuke asjade ehitamis nii-öelda kirg on olemas, siis see eriala on üsna hästi sobib teile ja niimoodi jõuate, ma arvan, kaugele. Kuidas te hindate kolledžit õppimiskeskkonnana? Hästi tore on, et kahjuks nüüd koroonapiirangute tõttu küll praktikum nagu väga hästi ei saa teha küll, aga samas on ikkagi suudetud leida mingisugused lahendused, et näiteks eile panin valgusfoori läbi siis sellise läderprogrammeerimiskeeles sain valgusfoori tööle, et see oli ka ikkagi, see võttis nii palju aega ja kui lõpuks valmis sai, siis ma olin nii uhke lihtsalt, ma lihtsalt plaksutasin endale, ma olin nii õnnelik, on ju. Ja siis sai Maria ka valmis, selle sama praktikumi töö. Aga noh, seda võis ka koos välja mõelda, et aga see oli päris hull. Kolledžis vist on kokku circa 400 tudengit ja küberfüüsikalisi süsteeme õpib natukene üle 100 tudengi ja nendest väga vähesed on tüdrukud. Kuidas see teid siin keskkonnas tundma paneb? See ei ole kuidagi absoluutselt mõjutanud, et meil on hästi toredad kursakaaslased ja meil läks hästi. Mida ma tahaksin kolledži kohta veel öelda, et ma ise olen alati nautinud selle väiksust. Vahepeal suured koolid võivad olla hirmutavad, aga siin on kuidagi hästi hubane ja see nagu tunned näod juba vaikselt ära, et pärast mõnda korda käimist. Ja, ma just tahangi just nagu ka nõustuda selle arvamusega, et siin koolis õppides nagu ei tundu midagi nagu otsest nii ametlikku ja et alati, siin kus me praegu oleme, et on see kolledži, ühe kolledži hoone siis 3. korrus, tehnikaringi ruumid on siin samas ja siin on nagu hea, lihtsalt näiteks peale kooli tullagi näiteks mingit väikest projekti tegema ja üldse või rühmatööd tegema, et siin on enamus ajast on hästi vaikne ja on võimalik keskenduda õppetööle, et selles mõttes ei ole sihukest suurt tunglemist kuskil, et hästi palju inimesi on koos, kui need piirangud muidugi jälle ära kaovad, et järgmisel aastal siis muutub see elu võib-olla natuke lihtsamaks, et see kolledži nii-öelda meelu jälle uuesti läheb käima, siis lihtsalt on tore niimoodi koridoris käia, et väga tunglemist ei toimu, et jah, et jätta meelde lihtsalt see, et siuke hubane keskkond ja siuke mõnus olemine, et see on alati hea. See võib öelda, et teie olete jäänud oma valikuga rahule. Kindlasti. See on kõige lihtsam küsimus. See on kõige lihtsam küsimus täna. Väga hea. Aga siis sellega me täna lõpetaksime ja kui teil on rohkem huvi, siis võite ühendust võtta näiteks minuga, kirjutades helle.allik@taltech.ee või vaadates ringi meie kodulehel ja ka ülikooli kodulehel üldse. Ja nendega, kes on otsustanud valida küberfüüsikasüsteemi eriala omal edasiõppimiseks, nendega kohtume sügisel. Kõike head! Head aega! Nii, selline väike ülevaade meie tudengielust ka, et siin vahepeal tuli chati paar küsimust, et ma kommenteerin neid valjult ka, et võib-olla kõik ei lugenud. Et siin tuli küsimus, et mis vahe on ehitiste projekteerimise ja arhitektuuri suuna vahel. Et Tallinnas on siis projekteerimine ja meil on siis projekteerimine ja arhitektuur. Et meil saab siis õppida lisaks projekteerimisele ka arhitektuuriaineid, ehk siis te olete selline loomingulise insener ja oskate võib-olla dialoogi pidada siis inseneriga, ehk siis te ei õpi selliseid ainult nagu kuivi aineid, vaid et selliseid loomingulisemaid õppeaineid on siin ka. Ja mida palju küsitakse, on see, et kas ma saan siin arhitektiks, siis ütlen ära, et arhitektiks te ei saa, te olete ikkagi ehitusinsener, lihtsalt selle vahega, et te olete arhitektuuriaineid õppinud ja võib-olla mõistate arhitekte paremini.
et seda küsimust on ka hästi palju küsitud, et kui teid huvitab ainult arhitektuur, siis Tehnikaülikoolis on ka selline eriala olemas. Aga loomulikult olete meile ikkagi õppima oodatud. Et insenerina on teil väga palju võimalusi töötada ja saate oma loomingulist poolt siis ka rakendada. Siis mida veel küsiti, kas meil on ühikas? Meil kahjuks omal ühikat eraldi ei ole ja meie üliõpilased elavad üle linna erinevates kohtades. Enamasti jagatakse kas korterit või siis meie tudengid on ka Maaülikooli ühikas, õigemini ühikates, seal on mitu ühikat, või siis ka Tartu Ülikooli ühikates. Et selles mõttes keegi päris kuuse alla ei jää, et seda te ei pea kartma. Et selle hirmu ma võtan ka maha, et Tartus on palju võimalusi elukohta endale leida, et sellepärast ärge muretsege. Et kiirelt on see tunnikene läinud, et kui te tahate veel midagi küsida, siis praegu on see hetk. Et siis tõmbame omalt poolt ka otsad kokku. Nii, keegi ei küsi midagi, siis ma tänan, et osalesite. Kui on küsimusi, saate mulle alati kirjutada. Meie koduleht taldek.ee/tark ootab kõigi külastama ja kui mingi asi jäi segaseks või millestki tahate ise veel üle arutada või küsida, siis kindlasti ootan kõigi teie kirju ja võib-olla mõnega teist siis kohtume juba sügisel.